Hesburgeri töötajad avalikustasid võimaliku seaduserikkumise ettevõttes. Hesburgeri köökidesse jõudis juba eelnevalt puhastatud, pestud, kuivatatud ja pakendatud salat, milles olid ussid. Ettevõtte töötaja Jaak Leis saatis kõigisse toidukohtadesse kirja, milles teavitas ussidest salatis ja andis korralduse töötajatel enne salati väljaandmist olla tähelepanekum ja juhul, kui nad märkavad, eemaldada ussid salatist. Kiri trükiti välja ja riputati Hesburgeri köökidesse. Laagri Hesburgeri töötajad pildistasid seinale riputatud kirja ja saatsid selle meediale ning levitasid Facebookis. Küsime Veterinaar- ja Toiduameti arvamust selle kirja kohta. No siin on jah üks konkreetne persoon siis selle kirja nii-öelda algatanud, et ega siis nii ta on. Jah, selliseid juhiseid sellisel kujul ei tohi anda, sest see on kehtiva seadusandlusega vastavus. Palusime kommentaari ka Jaak Leisilt endalt. Kuulake ja otsustage ise. No kahjuks ma ei saa mingeid kommentaare anda, et mul ei ole mingeid õigusi kommentaare anda ja ametlik versioon on, et sellest on liikvel läinud ja see, et kuidas ma ütleme, et kirjutasin või sõnastasin. Ma arvan, et ametlik vastus on tulnud ja mingeid ütleme, et minupoolsed ütleme, et siin kahjuks ei teha. Ma arvan, et te peate kontakteeruma meie tootearendajaga ja no esiteks see, mis ma saadan, et see on üks asi, et see, kuidas sellest ütleme ja kes seda ütleme, et levitab ja nii edasi, et kuidas sellest aru saadakse, et see on teine asi. Ei ole mõtet hakata ütleme, mingeid muid järeldusi tegema, et kui on vastus tulnud ja juba ütleme, et siis kui minu ütleme, et kiri oli natukene võib-olla halvasti formuleeritud, siis praegusel hetkel on, ütleme, peaks olema nagu maha rahustatud inimesed, et see oli siis järelikult halvasti sõnastatud nagu lugu. Ma arvan, et õige sõnastus siis ütleme, et on enam-vähem mõte sellest, mis on ütleme, et ametlik versioon. Mida arvab Veterinaar- ja Toiduamet taolisest tegevusest? No, kinnitan teile jätkuvalt, et ettevõtte ei või pakkuda toitu, millest on leitud kahjureid välja korjatud. Ehk saastunud, mis näol on ta võõrkehadega või parasiitidega või kahjuritega. Sellist toitu käidelda edasi on keelatud ja see kohustus tuleneb toiduseadusest. Et see on nüüd käitleja enesekontrolli küsimus ja selgitatakse välja edasise menetluse käigus, mis siis täpselt seal söögikohas toimub.